Milline on olnud kinnisvaraturg aastal 2022 esimese 4 kuuga? Vaatame, kuhu poole liiguvad kinnisvara hinnad, mis on inflatsioon, millised on sellel aastal sõlmitud korterite kõige kallimad ruutmeetri hinnad, mida teeb üüriturg ja üürihinnad, kas kinnisvara on jätkuvalt õige koht, kuhu investeerida, millised on soovitused tänasel turul enne kinnisvara ostma hakkamist ning millised oleks elukoha alternatiivid, kui Tallinnasse kinnisvara soetamine jääb liiga kalliks. Olgugi, et kinnisvaratehingute ruutmeetri hinnad löövad rekordeid, on tehingute arv vähenenud lausa 1/3 võrra. Tehingute vähenemise taga on ilmselgelt ebakindlus turul, mis on mõjutatud globaalsetest faktoritest. Kinnisvaratehingute arv selle aasta aprillikuus on veel madalam kui märtsikuus, olles eelmise aastaga võrreldes lausa 10% vähem. Esimese 4 kuuga on Tallinnas sõlmitud 14% vähem tehinguid, järelturul 6% vähem tehinguid. Selle juures mediaanhind lööb jällegi rekordeid, olles 2634 eurot ruutmeeter, mis on eelmise sama perioodiga võrreldes 20% kõrgem. Kinnisvara hindasid mõjutab täna 2 väga tugevat vastasjõudu. Ühelt poolt vähenenud tehingute arv ja intressimäärade oodatav tõus ning teisest küljest sisendhindade rekordiline kasv ja väga tugev nõudlus. Tulevaseid kinnisvara pakkumisi mõjutavad kindlasti tänased otsused, mis on seotud ehitushindade ja finantseerimistingimustega. Kinnisvara hinnalangust lähiajal oodata ei ole. Hinnad jäävad jätkuvalt kõrgeks ka edaspidi, kuigi vähenenud tehingute arv ja oodatav intressimäärade tõus võivad mõjutada seda, et kinnisvara müügiperiood läheb pikemaks, mistõttu võib aasta teisel poolel tekkida ostjatel võimalusi teha rohkem omapoolseid ostupakkumisi. Intressimäärade peatne kasv mõjutab ligi veerandit Eesti koduomanikest, kuna suurem osa eluasemelaene on võetud turuhinnaga ning laenukohustuste maht suhtena sissetulekutesse on kasvanud. Eesti absoluutne ruutmeetri rekord jääb aastasse 2007. Korteri omandamist müüdi Swiss Hotelli tornis hinnaga 7800 euri ruutmeeter. Selle aasta 4 kuuga on sõlmitud 7 tehingut, mille ruutmeetri hind ületab juba 6000 eurot ruutmeeter. Juba varsti saab ka see absoluutne ruutmeetri müügirekord ületatud. Vanalinnas on saabumas varsti müüki eriprojekti alusel muinsuskaitse all valmivad butiikprojektid, mille ruutmeetri hinnad küündivad juba 8 ja 9000 euroni ruutmeeter. Kodu soetamiseks on alati õige aeg, kuid olulisem võib-olla kui kunagi varem oleks täna hinnata hoolikalt oma võimalusi ja arvestades tulevikutrende. Õiglasel üüriturul liigub üürihind korrelatsioonis kinnisvara hinnaga. Oleme seda ka Eestis märganud, viimase aastaga on üürihinnad kasvanud keskeltläbi 20%. Kinnisvaraturu üürihindade kasvu on ilmselgelt mõjutanud ka sõda Ukrainas, kuid seda eelkõige keskmise hinnaklassiga üüriturul. Rõõm on näha, et ka kallima üürikinnisvara puhul on Eesti turul pakkumine suurenenud. Atraktiivse varaliigina soovitaksin täna vaadata ka investeeringuid kuni 5 aastat vanustesse hoonetesse, mis asuvad heas asukohas, on hea ehituskvaliteediga, täielikult sisustatud, hea planeeringuga ning võimalik näiteks kohe välja üürida. Samuti näen hea investeeringuna ka kinnistutesse investeerimist, sest maa hind lähitulevikus kindlasti hakkab kasvama. Varaliik ning samuti kasvav atraktiivne varaliik on Tallinna linna lähedased, hea transpordiühenduse ja infrastruktuuriga asumid, nagu näiteks Saue, Saku, Maardu, Keila, Tabasalu, kus hinnakasv ei ole olnud nii rekordiline, kus on võimalik teenida head üüritulu, hea ühendus linnaga ning kus on lihtsalt ka kena elada. Kinnisvarasse investeerimine on alati hea mõte, eriti arvestades inflatsiooni ja raha hinna muutust. Tehke oma otsused kaalutletult ja vaadake ikka positiivset tulevikku. Ilusat kevade jätku!